Tere! Täna räägime sellest, et kui energiakriis jõuab toidulauale. Põllumajanduses, inflatsioonist, Euroopa tööstusest ja Eesti valikutest. Selle seeria esimeses osas rääkisime sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid üritavad ehitada enda ümber uut energeetilist mõjusfääri. Süsteemi, kus Ameerika tööstus ja tarbijad sõltuvad võimalikult vähe piirkondadest, mida Washington ei suuda kontrollida. Teises osas vaatasime, miks energia olemasolust üksi ei piisa. Nafta võib maa sees olla, gaas võib olla toodetud, väetis on sadamas ootab kuskil laos. Kui tanker ei sõida, kindlustus ei kehti, või näiteks väin on mineeritud või sadamat ründavad droonid, siis ei jõua kaup sinna, kus seda vajatakse. Aga nüüd jõuame selle loo kõige olulisema osani. Mis juhtub pärast seda? Mis juhtub siis, kui kallim või ebakindel energia lahkub naftaturu graafikult ning siseneb päris majandusse? Kuidas jõuab Hormuzi väinas toimuv rünnak Euroopa toidupoodi? Kuidas muutub LNG puudus väetise probleemiks? Kuidas muutub väetise probleem väiksemaks saagiks iga-aastaseks? Ja kuidas muutub väiksem saak inflatsiooniks? Ning kuidas muutub inflatsioon kõrgemateks intressideks? Kuidas see kõik on üksteisega seotud? Tänane teema. Ja kuidas jõuab kogu see ahel lõpuks selleni, et Euroopa tehas suletakse ning sama tootmine avatakse Ameerikas või Aasias? Energiast räägitakse sageli nagu ühest majandussektorist. Meil on energia, meil on põllumajandus, meil on transport, meil on tööstus, meil on tehnoloogia. Tegelikkuses ei seisa need sektorid üksteise kõrval. Energia jookseb kõigist neist läbi. Ta on sisend peaaegu kõiges, mida kaasaegne ühiskond toodab, liigutab, jahutab, soojendab või säilitab. Sellepärast ei jää energiakriis kunagi ainult energiatootjate probleemiks. Ta liigub edasi. Ja kui ta on juba edasi liikunud, ei piisa enam sellest, et nafta maailmaturu hind lõpuks alla tuleb. Hinnatõus võib olla juba jõudnud väetise tehasesse, põllule, transpordilepingusse, laenuintressi ja palga läbirääkimistesse. Energiašokk algab kiiresti, selle tagajärjed liiguvad aeglasemalt, aga just seetõttu kestavad need sageli palju kauem. Äkki kõrvalepõige. See on ka põhjus, miks ma näen, et vesi, elekter, võib ka öelda ka, kuna meil on uus ajastu, meil on palju asju internetis, et pangandus on internetis ja kuna nad tahavad ka sularaha meilt ära võtta, siis ka pangandus jääks tegelikult olema juba vaikselt kas riigi teenus või siis vähemalt riigi poolt kontrollitav või hallatav teenus. Sest juhul, kui meie riigis tehakse businessit elektri pealt, siis me põhimõtteliselt segame enda tööstust. Sest meil on valik, kas me teeme seda raha elektri pealt või me teeme võimalikult odavat elektrit ning me teeme raha ja arendame majandust töötleva tööstuse pealt. Jah, elektri pealt on raha kergem teha, seda kindlasti, aga suurem kasu kogu riigile, rahvale ja ka ettevõtetele, kes näiteks Eesti territooriumil oleks see, et Eesti riigi sees oleks meil võimalikult odav elekter, et seda kasutada tööstuse jaoks. Businessi jaoks, ütleme kergemini, mitte ainult tööstus, aga businessi jaoks. Aga kaasaegne põllumajandus on sisuliselt energia muutmine toiduks. Kui vaadata traditsioonilist talu, võib jääda mulje, et põllumajandus koosneb peamiselt mullast, vihmast, päiksest ja põllumehetööst. Kõik need on endiselt vajalikud ning väiketaludes on see ka, väga väikestes taludes on ka see praeguni nii, või siis külades, kus inimesed elavad niimoodi. Aga kaasaegne tööstuslik põllumajandus on suures osas süsteem, mis muudab fossiilse energia söödavateks kaloriteks. Traktor vajab diislit, kombain vajab diislit, külvimasin, taimekaitseprits, niisutuspump,
viljakuivati vajavad kütust või elektrit, kasvuhoone vajab soojust, loomakasvatushoone vajab ventilatsiooni, piim vajab jahutamist, vili tuleb kuivatada, liha tuleb külmutada, saak tuleb vedada lattu, laost tuleb see viia töötlemisse, sealt pakendamisse, sealt jaotuskeskusesse ja lõpuks poodi. Igas etapis kasutatakse energiat. Ühe leivapätsi hind ei sisalda ainult nisu. Seal on ka põllumajandusmasinate kütus, väetise tootmine, viljakuivati energia, veskielekter, pagaritööstus, gaas või elekter, pakend, ladu ja transport. Kui energia hind tõuseb, ei löö ta toidu hinda ühe korraga. Ta lööb seda mitu korda järjest. Igas etapis tõuseb hind. Ja kõige olulisem energiaseos põllumajandusega ei pruugi olla isegi traktor. See on väetis. Maagaasist tehakse lämmastikväetist. Taimed vajavad kasvamiseks lämmastikku. Lämmastikku on atmosfääris küll palju, ligikaudu 78% meid ümbritsevast õhust koosneb lämmastikust, aga taim ei saa seda atmosfäärist lihtsalt võtta ja kasutada. Lämmastik tuleb muuta nii-öelda keemilisse vormi, mida taim suudab omastada. Selleks kasutatakse seal Haber-Bosch'i protsessi, mille käigus toodetakse õhulämmastikust ja vesinikust ammoniaaki. Vesinik saadakse tänapäeval peamiselt maagaasist. Maagaas ei ole selles protsessis ainult kütus, millega tehast soendatakse, ta on ka tooraine. Ligikaudu 60% väetise tehasest kasutatavast maagaasist võib minna otseselt vesiniku ja ammoniaagi tootmiseks ning ülejäänu annab protsessile vajaliku energia. Ja siis ammoniaagist valmistatakse omakorda karbamiidi, ammooniumnitraati, erinevaid lämmastikuväetisi ning muid põllumajanduses ja tööstuses kasutatavaid kemikaale. See tähendab, et maagaasi kallinemine võib muuta väetise tootmise väga kiiresti kahjulikumaks. Väetise tehas ei saa lihtsalt öelda, et kasutame täna natuke vähem gaasi, teeme sama palju väetist. Gaas on toote sees. Kui Euroopa gaas maksab mitu korda rohkem kui Ameerika gaas, on ka Euroopa ammoniaak ja lämmastikuväetis kallimad. Kui gaasi hind tõuseb piisavalt kõrgele, võib tehase sulgemine olla odavam kui tootmise jätkamine. Paberil on tootmisvõimsus alles. Praktikas ei toodeta, sest iga tonn tekitab kahjumit. Ja see ongi meie üks tänapäeva kõige olulisem punkt on see, et meie need süsteemid, mis me oleme üles ehitanud, ei ole enam primitiivsed, nagu see põllumajanduse näide, kus on muld, vihm ja päike. Meil on väga keerukad süsteemid, mis sõltuvad väga paljudest pooltest. Ja kui kuskil tekib, kui nii-öelda ahelas tekib mingi probleem, siis see mõjutab kõike, kes on nii-öelda peale teda, kes on nii-öelda selles ahelas järgmised lülid. Ning iga ahela lõpus on tarbija. Jätke meelde. Tarbija võib olla erinev, võib olla ettevõtte, võib olla avaisik, võib olla riik, võib olla sõjavägi, vahet ole. Lõppude lõpuks on tarbija see, kes on kohustatud põhimõtteliselt sunnitud maksma rohkem. Väetise hind ei ole põllumajanduses väike detail lihtsalt. Väetis ei ole üks nagu põllumajandus. Väetis ei ole üks põllumajanduskulu paljudes peas. Paljude kultuuride puhul on see üks suuremaid muutuvkulusid. Kui hind tõuseb, on põllumehel mõned võimalikud valikud. Ta võib maksta kõrgemat hinda, ta võib kasutada vähem väetist, ta võib valida teise kultuuri, ta võib vähendada külvipinda, ta võib lõpetada tegevuse. Ükski neist valikutest ei ole tasuta. Kui põllumees maksab rohkem, peab ta lootma kõrgemale müügihinnale. Kui ta kasutab vähem väetist, võib sagikust langeda. Kui ta kasvatab vähem väetist nõudvat kultuuri, võib turule tulla vähem nisu, maisi või rapsi. Kui ta jätab maa kasutamata, langeb kogu toodang. Probleem on selles, et kõrgema väetishinna mõju ei ilmu poeriiulile kohe. Väetis ostetakse enne külg või kasvuperioodi jooksul, saak koristatakse mitu kuud hiljem. Toiduainete tööstus kasutab toorainet veel hiljem. Seetõttu võib energiakriis alata kevadel, kuid
toidu hinna täielik mõju ilmuda alles sügisel või järgmisel aastal. Kui nafta hind juunis langeb, ei kasvata see tagasi märtsis kasutamata jäänud väetist. Põllumajandusel on kalender, finantsturg võib muuta oma arvamust igal sekund, aga põllumajanduses see niimoodi ei kehti. Sellepärast me nägime ka uudistes erinevaid, Eesti uudistes ka, kuidas põllumehed ootavad, et ei külvi kohe, ootavad väetise hinna langust ja siis külvivad hiljem. Ehk siis meid juba ootab see hinnatõus sügisel ja järgmisel aastal. Ehk siis arvestage sellega. Lisaks veel kõikidele teistele hinnatõusudele, mis meil tuleb jooksvalt seoses selle käesoleva probleemiga, mis on tingitud nii Venemaa, Ukraina, Hormuzi väinapiirkonna ja Punase mere piirkonna probleemide tõttu, reategevuste tõttu. Mis meil veel on? 26. aasta, selle aasta väetise šokk. See aasta Lähis-Idas energiakriis andis selle mehhanismi kohta üsna otsese näite. Maailmapanga hinnangul võivad väetishinnad 26. aastal tõusta keskmiselt umbes 31%. See on aasta jooksul. Kusjuures karbamiidi hind võib suurendada ligikaudu 60%. Väetise taskukohasus võib langeda kõige halvematele tasemetele pärast 22. aasta energiakriisi. 26. aasta esimese 5 kuuga olid väetise hinnad Maailmapanga andmetel umbes 35% kõrgemad kui eelmisel aastal. Märtsis tõusis karbamiidi hind 1 kuuga ligi 46%. Põhjus ei olnud ainult maagaasi kallinemine, Hormuzi kaudu liigub ka suur osa maailma väetise kaubandusest ning väetise tootmises kasutatavatest sisenditest. Kui väin ei tööta, kannatavad korraga nii tootmine kui ka transport. Tehas maksab rohkem raha energia eest, laevandus maksab rohkem kindlustuse eest, tanker või puistlast laev ootab sadamas. Importija peab leidma uue tarnija. Põllumees saab arve kõige lõpus ning selliste süsteemidega tavaliselt juhtub, ei vastuta keegi kogu hinnatõusu eest. Iga osapool lisab lihtsalt enda väikese, täiesti põhjendatud lisakulu. Ja lõpuks avastab tarbija, et leib on palju kallim. Lämmastik ei ole ainus probleem. Põllumajandus vajab lisaks lämmastikule fosforit, kaaliumi, väävlit ja mitmeid väiksema osakaaluga toitaineid. Fosfaatväetise tootmine sõltub kaevandamisest, keemilisest töötlemisest, ammoniaagist, väävelhappest ja energiast. Kaaliumi väetise puhul on olulised maardlad, kaevandused, raudtee ja meretransport. Väävel tekib sageli nafta ja gaasitööstuse kõrvalsaadusena. See tähendab, et ühe turuhäire võib jõuda ootamatusse kohta. Kui nafta rafineerimine väheneb, võib väheneda väävli pakkumine. Kui väävli hind tõuseb, kallineb fosfaatväetise tootmine. Kui Musta mere või Balti mere transport on häiritud, muutub kaaliumi väetise vedu kallima. Kui sanktsioonid piiravad Venemaa või Valgevene eksporti, peab maailm otsima alternatiivseid tarnijaid. Või kui näiteks sõjategevuse tõttu on mingi piirkond blokeeritud, samamoodi tuleb leida alternatiivseid tarnijaid. Tarneahel ei purune alati selle kõige nähtavama kauba pärast. Vahel puudub mõni kõrvaline kemikaal, varuosa või transpordivõimalus, mida keegi ei pidanud tähtsaks enne, kui seda enam ei olnud. See on ka üks põhjus, miks mida rohkem asju meil Eestis või Euroopas toodetakse, valmistatakse, seda
parem meile. Jah, me võib-olla ei tooda nii odavalt kui Hiina ja teised asjad, aga meil on palju vähem riske. Aga jah, selle jaoks peab olema meil koha peal mitte kas või, aga meil peab olema vähemalt suures koguses odavat elektrit. Aga nagu ma ütlesin, kuna me teeme raha elektri pealt, mitte toodete pealt, siis sõltume me välistingimustest ja välisteguritest. Räägime ka diislist. Diisel jookseb läbi kogu selle põllumajanduse. Väetis on suurim osa, väetis on suurim seos maagaasiga, aga diisel on kõige nähtavam seos naftaga. Traktorid, kombainid, veoautod ja paljud niisitus- ja kuivatussüsteemid sõltuvad vedelkütusest. Ma räägin kõike seda ka sellepärast, et lihtsalt lahti seletada, kui keeruline kogu süsteem on. Sest paljudel võib-olla ei teadnud, võib-olla on ära unustanud, võib-olla ei huvita see teema. Aga siin ma nagu seletan lahti, et millele tuleb tähelepanu juhtida. Mille osas tuleb mõelda. Aga põllumajandusmasinaid, hoolimata Euroopa Komisjoni soovist, ei saa lühikese aja jooksul lihtsalt elektriliseks muuta. Võib ehitada elektrilise sõiduauto, aga mitmetonnine kombain, mis peab töötama iga päeva, töötama nagu pikki päevi põllul, on teine probleem. Masina peab olema suur võimsus, pikk tööaeg ja võimalus kiiresti tankida. Akud arenevad, vesinikust räägitakse, biokütuseid saab kasutada, aga lähiajal sõltub suur osa maailma põllumajandusest endiselt diislist. Põllumajandustöödel on väga konkreetne ajastus. Kui ilm lubab vilja koristada 3 päeva, ei saa põllumees oodata 2 nädalat, kuni kütuse hind normaliseerub või tanker sadamasse jõuab. Põllumajandus ei saa alati tööd edasi lükata. Kui külv jääb hiljaks, võib saak väheneda. Kui koristus jääb hiljaks, võib saak põllul rikneda. Seetõttu maksab põllumees kriisi ajal sageli ükskõik millise hinna, et vajalik kütus kätte saada. Ja see hind jõuab lõpuks toidu sisse ja tarbijale. Pluss veel kogu infra üles ehitamine, et elektriseerida põllumajandusmasinad on utoopiliselt kallis. Pluss veel meil ei ole sellist tööjõudu ja sellist tööstuslikku võimekust üldse teha. Aga seda võivad poliitikud reklaamida ja rääkida oma visioonist ja nii edasi, nii edasi. Mul on ka visioon, ehitame Eestisse 5 tuumajaama. Igasse nurka 1, 6 tuumajaama, igasse nurka 1, Põlvasse 1 ja Saaremaale 1. Siis on kõigil elekter olemas. Ja siis tekib teine küsimus. Aga kas meil on piisavalt juhtmeid nii-öelda, et seda elektrit laiali vedada? Aga jah. Pestitsiidid, plast ja pakend tulevad samuti energiast. Nafta ja gaasi roll ei lõppe väetise ja kütusega. Paljud taimekaitsevahendid on petro- ja keemiatööstuse tooted. Kasvuhoonekiled, niisutustorud, väetisekotid, toiduainete pakendid ja suur osa logistikamaterjalidest valmistatakse fossiilsetest toorainetest. Põllumajandus vajab plastkile, oolikuid, kummistihendeid, väärtaineid, rehve, kemikaale, külmaaineid ja varuosi. Kõigi nende tootmine vajab energiat. Kui Euroopa keemiatööstus vähendab kõrge gaasihinna tõttu tootmist, ei tähenda see ainult vähem väetist. See võib tähendada ka kallimaid pestitsiide, pakendeid, tööstusgaase ja materjale. Energiašokk ei liigu mööda ühte sirget rada, ta evib rõkstikku. Üks põhjus veel, miks meil peaks olema, ütleme tuumaenergia, sest see on ainuke praegu reaalne asi.
on see, et näiteks kui meil on soov nendest petrokemikaalidest eemalduda, sest ma ei tea, siin on igasugused kahtlased rohelised, kes tahavad, et me vähem naftat pumpaksime nii edasi, siis sisuliselt on võimalik ümber töödelda midagi muud, et neist teha nii-öelda alternatiivseid plastasju. Aga selle jaoks on väga palju energiat vaja. Ja nüüd tuleb uuesti mängu. Energia kui elekter antud juhul. Kas meil on piisavalt palju odavat elektrit, et toota näiteks plastikut teistest asjadest, teistest ainetest. Kui meil on mingisugune elektriturg, kus iga 15 minuti pärast on erinev hind, siis meil ei hakka siin Eestis ega Euroopas arenema mingi uus tööstus. Sest kes hakkab esiteks riskima sellega ja teiseks see toote lõpphind on üüratu. Sellepärast on parem osta Hiinast või kuskilt mujalt. Sest toode on umbes sama, aga 10 korda odavam. Aga kui meil oleks palju odavat elektrit, mis on mõeldud just Euroopa nii-öelda siseselt kasutamiseks, siis tekiks meil võimalus ka nii-öelda arendada tööstust, arendada ka teadust, siis me hakkame uurima uusi asju, mida saab teha üleliigse energiaga ja nii edasi. Aga jah, energiašokk ei liigu mööda ühte sirget rada, ta levib võrgustikuna igale poole. Toidu hind kujuneb nii-öelda terve ahela peale. Kui põllumees on saagi koristanud, ei ole toit veel poes. Villi tuleb kuivatada, niiske vilja säilitamine tekitab hallitust ja kvaliteediprobleeme. Seega kuivati vajab energiat. Seejärel tuleb vili vedada lattu või sadamasse. Veoauto vajab diislit, sadam vajab elektrit, laev vajab kütust, ja kindlustust. Igas tuleb kaup maha laadida, transportida, töödelda ja pakendada. Liha ja piimatooted vajavad katkematut külmaahela. Külmhoone vajab elektrit, supermarket vajab elektrit. Külmutatud kaup ei muutu odavamaks sellepärast, et ta lihtsalt seisab. Ta tarbib energiat iga tunni jooksul. Seega ei sisalda poehind ainult tooraine hinda, seal on kogu ahela energia. Ja kui sama energiakriis mõjutab korraga väetist, diislit, elektrit, laevandust ja pakendeid, liituvad need mõjud üksteise peale. Nii et ja see kõik on palju raskem ja keerulisem. Toidu hind võib tõusta enne tegelikku puudust. Turud ei oota, kuni ladu on tühi. Kui kauplejad usuvad, et järgmine saak tuleb väiksem või et Musta mere eksport võib katkeda, tõuseb hind juba ette. See on teatud mõites kasulik. Kõrgem hind annab signaali tarbijale vähem tarbida, tootjale rohkem toota, kauplejale leida uus marsruut ja valitsusele suurendada nii-öelda reserve. Aga kõrgem hind ei tekita uut saak üleöö. Ta jagab lihtsalt olemasolevat kaupa ümber. Rikas ostja saab kauba, vaene ostja võib sellest ilma jääda. Selle aasta aprilliks olid maailma toiduhinnad jõudnud kõrgemaile tasemele pärast 24. aasta algust. 2 esimese sõjajärgse kuu jooksul tõusid toiduhinnad Maailmapanga hinnangul umbes 5%, kusjuures kõige tugevamalt kallinesid õlid ja loomasööda komponendid. 5% ei tähenda Euroopas automaatselt näljahäda. Aga riigis, kus suur osa pere sissetulekust läheb toidule, võib sama tõus tähendada, et mõni muu vajalik ost jääb tegemata. Energiakriis mõju ei ole kõigile sama. Mida vaesem inimene või riik, seda suurem osa tema eelarvest läheb energiale ja toidule. Seetõttu on energiašokk ka nii-öelda ebavõrdsuse šokk. Sest nagu diisli probleemi ajal, kus te nägite uudiseid, kus Aasia riikides inimesed käisid tööle jala või siis ootasid järjekorras
Ensukrati jaamas, et saaks natukenegi kütust. Siis meil seda ei olnud, meil jah tõusis hind 10 senti, 20 senti. Inimesed nurisesid, aga suures plaanis ei muutunud väga palju midagi. Meil on võimalik see vaevaliselt üle elada, vaevaliselt, aga ikkagi üle elada. Vaesemate riikidel ei ole. Ja kuna see probleem süveneb hullemini, siis võib arvestada, et meid ootab mingisugune suurem migrantide voog Euroopasse sügisel ja järgmisel aastal. Ma ei tea täpselt, kui kiiresti see tõlgendub ümber migrantide voogu, sest neil on raskem seal elada ja nad tahavad siia tulla, sest siin on parem elada, see on täiesti loogiline. Aga eks me näeme. Jah, rikkad riigid saavad ka seda hinda reita. Kui energia ja toit kallinevad, saab valitsus proovida tarbijat kaitsta. Ta võib vähendada kütusemaksu, maksta elektritoetust, subsideerida põllumeest, piirata toidu hinda, kasutada strateegilisi reserve või anda ettevõttele odavat laenu. See võib olla kriisi ajal mõistlik, aga ükski toetus ei tekita uut gaasimolekuli, uut tankrit ega uut tonni nisu. Ta ainult otsustab, kes maksab. Kui tarbija ei maksa elektriarvel, maksab riigieelarve. Aga riigieelarve on lõppude lõpuks maksumaksja raha. Kui põllumees saab väetise toetust, maksab maksumaksja jällegi. Kui hind külmutatakse alla turutaseme, peab valitsus vahe kinni maksma või tekib puudus. Ja jällegi, sisuliselt maksab selle kinni maksumaksja. Kui riik laenab toetuste maksmiseks raha, maksab tulevane maksumaksja koos intressiga. Kulu ei kao ja kolib ainult arvelt eelarvesse. Ametlikult kaitstakse inimest turu eest, praktikas jagatakse sama arve pikema perioodi peale laiali. Ja see ongi tähtis, et kõik asjad, mida riik maksab, on teie rahakotist. Mis ma tahan sellega öelda, et sisuliselt see peaks olema stiimul, et meil poliitikud ja ametnikud teeksid tööd selle jaoks, et meie riik oleks iseseisev, saaks ise hakkama majanduslikult, elektriliselt. Jah, ma tean, meil on väike riik, seda vabandust on aastaid räägitud, samas meil on piisav palju näiteid väikeriikidest, kes saavad väga ilusasti hakkama. Plus veel, me oleme üpris targad, keskmiselt on Eesti rahvas üpris tark, meil on igasugused IT-lahendused huvitavad, me võiksime nendega tegeleda või neid müüa või arendada. Ehk siis jah, probleem on selles, et Eesti rahvas ei hoia oma poliitikuid ei sunni neid vastutust võtma. Nurisete, aga ütleme niimoodi, mis kasu sellest nurinast on või mitte midagi muud. Toetused võivad väiksemat riiki veel rohkem survestada. Rikkal riigil on võimalik enda tarbijat subsideerida. Vaesema riigil ei pruugi olla. Kui Euroopa, Ameerika või Jaapan hoiab toetusega enda nõudluse kõrgel, ostavad nad turult jätkuvalt sama palju energiat. See tähendab, et hind ei sunni nende tarbimist piisavalt vähendada. Puudujääk langeb rohkem neile, kes ei suuda sama hinda maksta. Seega võib rikka riigi sotsiaalpoliitika tahtmatult süvendada vaese riigi energiakriisi. See ei tähenda, et valitsus ei peaks enda inimesi aitama. See tähendab, et globaalsel turul ei ole võimalik kõiki korraga hinnatõusu eest kaitsta, kui füüsilist kaupa on vähem. Keegi peab tarbimist vähendama. Turg valib tavaliselt selle, kellel on kõige vähem raha. Energiašokk muutub inflatsiooniks mitmes etapis. Inflatsioonist räägitakse sageli nii, nagu see oleks üks number. Tegelikult jõuab energiašokk hindadesse mitu rada mööda. Üks asi, mis ma sooviks täpsustada, ma ei tea, miks inimesed sellest aru ei saa. Inflatsioon
on muutus, mis te peate aru saama. See on muutus võrreldes eelmise kuuga või eelmise aastaga. See ei ole see, et inflatsioon oli 5, 5,4, 6,1. Oi, nüüd ta langes alla 5,2 peale, 4,6 peale. Nüüd ta langes üldse 3% peale. Oi, nüüd on kõik palju odavam ja nii edasi, nii edasi. Ei. See ei tööta nii. Ma ei tea, miks inimesed aru ei saa selles, aga see ei tööta nii. Kui sul oli baashind on 100 eurot, 5%, ehk nüüd on, ütleme, mis asi maksab meil 100 eurot? Oi, väikseprillid maksavad 100 eurot. Inflatsiooni tõttu 5%, nüüd on maksad 105. Nüüd on 5,4. Ta suurem kogu aeg. Iga kuu hind suureneb. Küsimus on, mitu protsenti ta suureneb. Ma ei räägi, et see on halb või hea asi, ma lihtsalt räägin, et inimesed ei saa aru, mis asi on inflatsioon. Nad mõtlevad, et hind tuleb üles, alla. Ei, hind ainult suureneb iga aasta. 5% 100-st. Siin on 5,4% 105-st. Nüüd on 6% 110-st. Nüüd on mingisugune 5% 115-st, 4% 120-st, 5% 125-st. Kogu aeg hind suureneb. Aga ma ütlesin, tegelikult jõuab energiašokk hindadesse mitu rada mööda. Esimene on otsene mõju. Bensiin kallineb, diisel kallineb, gaas kallineb, elektriarve suureneb, kütuse hind tõuseb. Seda näeb tarbija kohe. Teine on kaudne mõju. Tehas maksab rohkem elektri eest, veoauto maksab rohkem diisli eest, agar maksab rohkem gaasi eest, supermarket maksab rohkem külmikute, külmkappide töötamise eest. Et ettevõtted tõstavad enda hindu. Kolmas on teise ringi mõju. Töötaja näeb, et tema elukallidus on tõusnud ning nõuab suuremat palka. See on see, mille kohta meil peaminister ütles, et jah, meil hinnad tõusid lihtsalt sellepärast, et inimesed on halvad, laisad ja vastikud, kes tahavad rohkem raha. Okei, halvad, laisad, vastikud mõtlesin välja. Ma ei tea, kas ta seda ütles, aga põhimõtteliselt ütles, et inflatsioon on ainult sellepärast, et inimesed tahavad rohkem raha. Tore teada. Ühesõnaga, töötaja näeb, et tema elukallidus tõusnud ning nõuab suuremat palka. Ettevõte tõstab kõrgema palgakulu tõttu hindu. Normaalne. Üürileandja indekseerib lepingu. Teenuse pakkuja arvestab kõrgema energia ja palgakulu uude hinnakirja. Siin hakkab ajutine energiašokk muutuma püsivamaks üldiseks inflatsiooniks. Euroopa Keskpanga uuringu järgi võib 10% gaasi hinna tõus suurendada euroala üldist inflatsiooni umbes 0,6% punkti võrra aasta jooksul. Kusjuures suur osa mõjust tuleb just kaudsete kanalite kaudu. See tähendab, et gaasi hind ei jää gaasi eelarvele, imbub kogu majandusse. See working paper series The Pass-Through to Inflation of Gas Price Shocks. Jeesus, erinevates kettes räägid, see on raske olla. Energiašokk tekitab keskpangale eriti ebameeldiva olukorra. Kui hinnad tõusevad tugeva nõudluse tõttu, võib keskpank intresse tõsta ja nii-öelda majandust jahutada. Aga energiašokk vähendab samal ajal ka pakkumist. Tootmine muutub kallimaks, ettevõtete kasum väheneb, tarbijate ostujõud langeb. Majanduskasv aeglustub, kui keskpank tõstab nüüd intresse, pidurdab ta juba nõrgenevat majandust veelgi. Kui ta intressi ei tõsta, võib inflatsioon kinnistuda. See on nii-öelda stagflatsiooni probleem. Stagflation on inglise keeles. See on nii-öelda stagnatsioon ja inflatsioon kokku pandud. Inflatsioon koos nii-öelda nõrga majanduskasvuga. Keskpanga
keskpank peab valima, kumba halba tulemust ta nii-öelda rohkem kardab. 26. aasta mais, selle aasta mais, oli euroala inflatsioon tõusnud 3,2% ning energiahinnad olid aasta varasemaga võrreldes umbes 10% kõrgemad. Euroopa Keskpank prognoosis, et energia hinnainflatsioon võib 26. aasta kolmandas kvartalis tõusta umbes 12,5%. Ehk siis nagu ma varem rääkisin, inflatsioon tuleb vaadata, kas nad räägivad igakuisest, iga kvartalist või iga aastasest. Antud juhul on meil näiteks kvartal, ehk siis võrreldes eelmise kvartaliga on ta tõusnud suuremaks 12,5%. Hinnad kasvavad alati. Küsimus on, kui kiire. See, et hinnad kasvavad alati, see ei ole nagu iseenesest paha asi. Enam-vähem erinevad riigid, erinevad majandused on kokku leppinud, mitteametlikult, et nad hoiavad nii-öelda 2% inflatsiooni. Lihtsalt selle jaoks, et motiveerida inimesi mitte raha lihtsalt hoidma, vaid nii-öelda laskma ringlusesse. Et nad ostaksid midagi ja nii-öelda hoiaksid majandust elav. Aga see on 2%. Iga-aastane 2%. Aga energia nii-öelda kriisi tõttu on meil kvartalis 12%. Nii et jah. Aga need numbrid ei tähenda, et Euroopa oleks nagu hüperinflatsioonis, aga need näitavad, kui kiiresti võib energiašokk katkestada varem alanud inflatsiooni languse. Jaanuaris tundus probleem kontrolli all. Mõni kuu hiljem oli keskpank taas sunnitud arutama, kui palju majanduskasvu tuleb hinnastabiilsuse nimel ohverdada. Ametlikult nimetatakse seda rahapoliitika kalibreerimiseks. Praktikas tähendab see otsust, kelle elu muudetakse kallimaks, et teised hinnad enam nii kiiresti ei tõuseks. Seoses selle inflatsiooni osas, et see 2% on see, mis me kõik tahame. Ta on selline, põhimõtteliselt on õige, põhimõtteliselt on täiesti arusaadav ja nii edasi. Sest kui näiteks inflatsiooni ei oleks, vaid oleks näiteks vastupidi, inflatsioon, inflation. Siis probleemiks on see, et inimesed hoiavad raha ja põhimõtteliselt ei, mitte inimesed, aga ettevõtted ka, et nad ei kuluta raha. Ja kui nad raha ei kuluta, siis ettevõtted, kes teevad businessid, peavad vähem tootma, kuna nõudlus on vähenenud, kuna inimesed ei kuluta. Sellepärast see 2%, mida kõik teevad, on okei. Iga aasta hinnad tõused 2%, täiesti okei. Saame hakkama sellisega. Aga intress on samuti osa nagu toidu hinnast. Et põllumees ei vaja ainult kütust, väetist, ta vajab ka kapitali, sest masinad on kallid, maa on kallis. Seemned, loomad, laod ja kuivatid maksavad raha. Paljud põllumajandusettevõtted kasutavad ka laenu. Kui keskpank tõstab intresse, suureneb laenumakse. Sama kehtib toiduainete tööstuse, transpordifirma, lao ja jaeketi kohta. Seega võib energiašokk tõsta toidu hinda ka rahastamise kaudu. Kõigepealt tõstab kallis energiainflatsioon. Kõigepealt tõstab kallis energia inflatsiooni. Seejärel tõstab keskpank inflatsiooni tõttu intressi. Seejärel tõstab kõrgem intress tootmise ja investeerimise kulusid. Ja lõpuks jõuab seegi hind tarbijani. Süsteem ei ole eriti sentimentaalne, ta ei mõista sinu muresi. Ta lihtsalt toimib. Ta suudab sama probleemi eest mitu korda arvet esitada. Kõik ettevõtted
ei suuda nagu kulusid tarbijale edasi katta. kui pagari gaasiarve tõuseb, võib ta leiva hinda suurendada. Aga kui hind tõuseb liiga palju, ostavad inimesed vähem või valivad odavama toote või konkurendi. kui Euroopa keemiatehase kulud tõusevad, võib ta proovida hinda tõsta. Aga kui Ameerika või Hiina konkurent toodab odavamalt, kaotab Euroopa ettevõtte kliendid. Siis on tal 3 valikut. Ta vähendab kasumit, ta vähendab tootmist või ta kolib tootmise kohta, kus energia on odavam. Esimene valik töötab mõnda aega, ehk siis kui ta vähendab kasumit. Kui ta vähendab tootmist, tähendab see töökohtade ja maksutulu kaotust. Ja kui ta kolib teisi kohta, tähendab see Euroopa jaoks deindustrialiseerimist. Ja nii jõuamegi Euroopa kõige suurema strateegilise probleemi. Et Euroopa maksab energia eest rohkem kui konkurent. Ja see on üks asi, mis te olete viimaste 5 aasta jooksul, vähemalt 5 aasta jooksul uudistes näinud, kuidas ettevõtted kolivad Euroopast välja. Küll maksude pärast, küll kalli elektri pärast, küll erinevate nõuete pärast. Teie ärge unustage kõige tähtsam. Ettevõtte eesmärk on raha teha. See on ainukene tema eesmärk. Kui ta toob kasu ühiskonna jaoks, väga hea, aga kasu toomine ei ole ettevõtte äritegevuse eesmärk. Üks uudis, mis te olete veel viimasel ajal kindlasti kuulnud, on see, et meil on see Mercosuri leping, kus me hakkame ostma Lõuna-Ameerikast Lõuna-Ameerikast ostma odavaid tooteid. Mitte selles mõttes, et nad oleksid odavad, aga lihtsalt sellepärast, et seal ei ole selliseid nõudeid nagu Euroopas. Jah, mõned siin eurofiilid võivad öelda, et ei, me hakkame neid kontrollima ja nii edasi. Aga ilmselt see ei ole see, mis meid ees ootab. Sest kui meil vaikselt Euroopas tehakse kõike, et meil toimuks deindustrialiseerimine ning et talumehed, põllumajandus nii-öelda ka koliks väljaspoole, siis on Euroopa Komisjon teab, et see on probleem, sest nad teevad seda, nad mõistavad seda kõike ja nad leidsid lahenduse. Nemad hakkavad toitu ostma lihtsalt väljaspool Euroopat. Ja sellega nad on nii-öelda ära hoidnud rahvarahutused, mis oleks võinud tekkida siis, kui nagu toitu jääb puudu. Sest täpselt sama nagu diisliga, kuna me oleme rikkam riik, rikkam piirkond kui Aafrika või siis vaesemad Aasia riigid, siis me nii-öelda lihtsalt võime pakkuda rohkem nende Mercosuri toodete poolt, mida oleks need Aasia või Aafrika riigid pakkunud. Ja siis me lihtsalt saame nende tootmise tooted endale. Aga jah, lähme edasi. Euroopa maksab energia eest rohkem kui konkurent. Et Euroopa tööstus on aastaid tegutsenud olukorras, kus energia on sageli kallim kui Ameerikas või Hiinas. Mitte sageli, vaid põhimõtteliselt kogu aeg. Mario Draghi konkurentsivõime raporti järgi maksid Euroopa ettevõtted elektri eest ligikaudu 2-3 korda rohkem kui Ameerika ettevõtted ning maagaasi eest 4-5 korda rohkem. See vahe ei tähenda, et iga Euroopa tehas sulgeb homme. Energia ei ole kõigi ettevõtete puhul sama suur kulu. Tarkvarafirma jaoks võib elektriarve olla väike, aga näiteks ammoniaagi, alumiiniumi, terase, klaasi, tsemendi või keemiatehase jaoks võib energia olla üks peamisi kulusid. Mida energiamahukam tootmine, seda raskem on Euroopa ettevõttel hinnavahet kompenseerida parema juhtimise, automatiseerimise või kvaliteediga. Kui Ameerika gaas on mitu korda odavam, ei saa Euroopa ammoniaagi tehas seda erinevust nii-öelda PowerPointi või ja konsultatsiooniprojektiga täielikult tasa teha.
mingi hetkel kohtub strateegia nii-öelda päris elu. Ja see on üks näide, et kui Euroopa Komisjon igasuguse uusi nõudmisi paneb, kui nende tõttu energiahinnad tõusevad, siis selle jaoks, et nii-öelda selle majandusega kuidagi stabiliseeruda, nad panevad erinevaid tariife nii-öelda hiinlastele ja ameeriklastele ja üritavad sellega kompenseerida. Panevad tariifi peale, siis need tooted on nii-öelda meile sama kallid kui see, mis me siin koha peal. See on nende mõte vähe. Või siis näiteks, et kõik, mis te tahate väljaspool Euroopat osta, tulevikus on palju-palju kallim kui see, mis meil teha. Aga see ei tähenda automaatselt, et see, mis meil tehakse, siin oleks odav. Aga deindustrialiseerimine ei tähenda ainult tehase sulgemist. Deindustrialiseerimist kujutatakse sageli mingisuguse dramaatilise sündmusena, et tehas ära suletakse, töötajad koondatakse, tootmisliin viiakse teise riiki. Seda juhtub, aga protsess võib olla palju aeglasem ja märkamatum. Ettevõte jätab uue tootmisliini nii-öelda Euroopasse ehitamata. Vana seadmete eluiga pikendatakse, kuid uusi ei osteta. Teadus- ja arenduskeskus jääb alles, kuid suurtootmine näiteks viiakse Ameerikasse. Hooldusinvesteeringuid vähendatakse. Tehas töötab ainult siis, kui energiahind on madal. Osa tootmisest imporditakse. Töökohtade arv väheneb iga aastaga veidi, natuke siit, natuke sealt. Keegi ei kuuluta välja Euroopa tööstuse lõppu. Lihtsalt järgmine investeering läheb mujale. Euroopa Keskpanga analüüsi näitab, et energiašokid vähendavad Euroopa ettevõtete investeeringuid ja innovatsiooni, eriti energiamahukates ning rahaliselt haavatamates sektorites. See on strateegiliselt isegi ohtlikum kui üks suur tehase sulgemine. Üks sulgemine tekitab poliitilise reaktsiooni. Aeglane investeeringute kadumine võib toimuda aastaid, enne kui keegi tunnistab, et tööstusbaas on nõrgenenud. Ja üks põhiliseks probleemiks on see, et tavakodanikel puudub mingisugunegi mehhanism võtta poliitikuid või kas või Euroopa Komisjoni vastutusele. Ainukene nii-öelda hoob, mis reaalselt on meil olemas, on lihtsalt see, et iga 4 aasta tagant meil on võimalus valida teine partei. Ja see on ainukene hoob, mis lihtrahval on olemas. Mitte mingisugust muud mõju nii-öelda me ei saa avaldada. Pole võimalik lihtsalt. Ja kui teete oma partei, protestipartei, esiteks sinna ei tule palju rahvast. Ja teiseks, kui te saate piisavalt palju rahvast, siis hakkavad nii-öelda olemasolev võim teid blokeerima. Hakatakse kutsuma teid populistideks, hakatakse teile politseireide tegema, üritatakse läbi kohtute teid blokeerida ja nii edasi, nii edasi. Aga Euroopa tootmislangus ei alanud see aasta. Et energiakriis ei tabanud täiesti tervet ja kiiresti kasvavat Euroopa tööstust. Euroopa tööstus on juba pikemat aega olnud nagu surve all. Kõrged energiahinnad, aeglane majanduskasv, Hiina konkurents, Ameerika subsiidiumid, subsideeritud tooted, vananev elanikkond, regulatsioonid ning väiksem investeerimis- ja tehnoloogiline dünaamika. Seoses investeeringutega, et üks tähelepanek, mis on see, et hästi paljud inimesed praegu põhimõtteliselt investeerivad Ameerikasse. Miks? Väga lihtsal põhjusel, sest mitte kuskil mujal ei ole investeerida. Mõte on selles, et kuna tavaline inimene ei hooma väga palju ega ei viitsi uurida, siis ta vaatab lihtsalt, kõik investeerivad Ameerikasse ja aktsiad tõusevad. Ma investeerin ka siis Ameerikasse. Ja niimoodi Ameerika aktsiad vaikselt tõusevad. See on niisugune poolnaljaga näide. Aga jah,
kõrged energiahinnad hakkasid meil juba Covidis kohe, ehk siis 2019 aastal. Ja see on juba 7 aastat. On toimunud lihtsalt tuim langus. See on konkreetselt ainult energiahindade kohta. Muidugi saaks kõik varem. Hiina on olnud kogu aeg konkurents, Ameerika on subsideerinud ka kogu aeg. Vananev elanikkond on juba aastakümneid probleemiks. Regulatsioonid on nii-öelda õhkesem, mis ma ei tea mingid väljendid, aga regulatsioonid on see, mis hoiab Euroopa Komisjoni ametnikke tööl, mis tagab nende elu mõtte rohkem regulatsioone teha. Väga hea. Eurostati järgi vähenes 2024. aastal Euroopa Liidu masinate ja seadmete müüdud toodangu väärtus umbes 4,7% ning metallide ja metalltoodete tootmise väärtus umbes 4,3%. Need numbrid ei tõesta üksilda vältimatut industrialiseerimist majanduslikult tsüklitena. Mõni langus võib olla ajutine, aga kui ajutine langus toimub samal ajal püsiva energiahinna vahe ja uute investeeringute lahkumisega, hakkab muster muutuma tõsisemaks. Probleem ei ole ainult tänases toodangus, probleem on selles, kus asub 10 aasta pärast järgmine tehas. Ja siin võib öelda väga vabalt, et nii kaua, kuni meil on energiahinnad suuremad kui konkurentidel, nii kaua, kuni meil on karmimad nõuded, nii kaua, kuni meil on igasugused muud regulatsioonilised probleemid, ka rahastusega investeerimisega, siis võib väga vabalt öelda, et uued tehased liiguvad Ameerikasse, Mehhikosse, Hiinasse ja Idasse. Aga jah, sisuliselt tööstus on ka julgeolekupoliitika, see käib sinna alla. Pikka aega käsitletud tööstuse asukohta peamiselt majandusliku efektiivsuse küsimusena. Kui midagi on Aasias odavam toota, toodame seal. Kui väetist saab mujalt odavamalt, impordime. Sisuliselt see on õppetund, mis me oleksime pidanud kohe õppima COVID ajal, kus piirid pandi kinni ja mitte tutkiki ei liikunud. Ning maksimum me oleks võinud selle õppetunni teha ka järgmisest õppetunnist 22. aastal, siis kui toimus energiakriis Vene-Ukraina sõja pärast. Aga kuidas öelda, oma vigadest me ei õpi. Et kui midagi on Aasias odavam toota, siis toodame seal. Kui väetist saab mujal, toodavalt impordime. Metallitehas on Euroopas liiga kallis, las ta läheb sinna, kus elekter maksab vähem. See töötab rahuajal ja kui kõik on hea. Mitte ka ainult rahuajal, aga kriisi ajal, siis rahuajal. Siis kui ei ole kriisi, ükskõik millist. Aga sõja ajal selgub, et väetistehas toodab ka ammoniaaki ja lõhkeainete sisendeid. Keemiatehas toodab materjale, mida vajab kaitsetööstus. Terasetehas toodab soomust, raudteed ja masinaosi. Alumiinium on vajalik lennunduses, elektrivõrkudes ja relvatööstuses. Rafineerimistehas toodab diislit ja lennukikütust. Kui kogu see võimekus viiakse odavama energia juurde teisele mandrile, muutub majanduslik sõltuvus julgeoleku sõltuvuseks. Euroopa võib omada raha ja tellimust, aga kui kriitiline toode valmistatakse ookeani taga ning mereteed on häiritud, ei pruugi tellimuse olemasolu eriti sind aidata. Seetõttu ei ole deindustrialiseerimine ainult töökohtade küsimus. See on riikliku tegutsemisvõime küsimus. Aga Ameerika suhteline eelis, et nad võivad sellest energiakriisist saada üpris hea strateegilise eelise, et Ameerikal on suur kodumaine nafta ja gaasitoodang, ulatuslik torujuhtmevõrk, LNG terminalid, suur rafineerimistööstus, kapital, tehnoloogia ning piisavalt suur siseturg. Kui Euroopa ettevõte maksab gaasi eest mitu korda rohkem, muutub Ameerikasse investeerimine atraktiivsemaks. See puudutab väetist, keemiast, terast, alumiiniumi, plastitööstust, klaasi, andmekeskusi ja kaitsetööstust.
Ameerika ei pea Euroopa tööstust otseselt hävitama, piisab sellest, et järgmise tehase ehitamine toimub Texases või Louisianas, kus on odavam ja turvalisem kui Saksamaal või Hollandis. Ja see on nii-öelda selle Fortress America nii-öelda majanduslik nii-öelda potentsiaalne kasu tulevikus. Muu maailma energiakindluse vähenemine suurendab Ameerika nii-öelda suhtelist atraktiivsust investeerimisse ja põhimõtteliselt tööstusarenguid. Aga siin tuleb teha oluline vahe. Riik võib muutuda suhteliselt tugevamaks, samal ajal kui tema enda kodanik maksab rohkem. Ameerika tarbija ei ela väljaspool maailmaturgu. Ameerika toodab palju naftat ja gaasi. See ei tähenda, et Ameerika bensiin, diisel või toit oleks globaalsest hinnast täielikult eraldatud. Nafta müüakse rahvusvahelisel turul. Kui maailma turuhind tõuseb, saavad Ameerika tootjad müüa enda naftat kõrgema hinnaga. Ameerika tarbija peab konkureerima sama turuga. Lisaks importib Ameerika tohutul hulgal tööstuskaupa. Need valmistatakse Euroopa ja Aasia tehastes, mis kasutavad energiat. Kui energia hind Hiinas, Koreas või Saksamaal tõuseb, suureneb Ameerikasse eksporditava kauba hind. Seda võib nimetada importitud või kauba sisse peidetud energiaks. Ameerika ei impordi ainult telefoni, ta impordib ka elektri, gaasi, metalli ja transpordi, mida telefoni valmistamiseks kasutati. Seega võib Ameerika energiaettevõte kriisist kasu saada, samal ajal kui Ameerika pere maksab rohkem toidu, kütuse, elektroonika, riiete, lennupiletite ja kodulaenu eest. Energia dominants ei tähenda automaatselt odavat elu kõigile. See tähendab, et riigil on rohkem strateegilisi valikuid. Kasum ja kulu jaotuvad ühiskonnas erinevalt. Ja see on üks väga tähtis aru saada. Et näiteks kui Trump räägib maagast Make America Great Again, tavakodanik kindlasti saab sellest aru, et jah, et nad lähevad tagasi 60-ndatesse, ma ei tea, millal seal oli, 80-ndad, siis kui neil oli see kuldajastu, mitte babyboom, aga siis kui kuldajastu oli, siis kui meesterahvas käis tööl ja ühe palgaga said nad osta endale suure 2-korrulise maja, naine sai tööl olla, lastega tegeleda ja neil oli 2-3 last ning neil oli piisavalt raha, et osta endale auto ja käia iga aasta puhkusel. Kui Trump räägib Make America Great Again, siis tavainimesel tekib selline illusioon. See on see, kuhu me lähme tagasi. Tegelikkuses toimub see, et lihtsalt Ameerikal on, nagu ma ütlesin, rohkem strateegilisi valikuid. Mis riigile, kui riigile on hea, aga kodanikule võib see nii-öelda avaldada erinevalt. Räägime tehisintellektist. Ma siin tagataustas lükkan erinevaid asju sisse. Energiakriis ja tulevase majanduse vahel on veel üks suur vastuolu. Tehisintellektist räägitakse sageli nagu millestki peaaegu immateriaalsest. Mingi pilv, mingi algoritm, mingi digitaalne majandus. Tegelikult asub pilv väga suures hoones. Selles hoones on serverid vajavad tohutult elektrit, nad toodavad soojust ja soojust tuleb nii-öelda kuskile ära juhtida või jahutada. Vaja on jahutust, alajaamu, rahvusi, kaableid, varugeneraatoreid ja stabiilset elektrivõrku. Tehisintellekt on füüsiline tööstus. Rahvusvaheline energiaagentuur prognoosib, et maailma andmekeskuste elektritarbimine võib 2030. aastaks enam kui kahekordistuda ning jõuda umbes 945 teravatt-tunnini aastas. See on rohkem kui Jaapani praegune aastane elektritarbimine. Tuletan meelde, aasta 30 on kõigest 3,5 aasta pärast. Ehk siis 3,5 aasta pärast
on meil vaja on meil tekkinud kuskil Jaapani suurune energiatarbija. Äge. Tehisintellektile optimeeritud andmekeskuste elektrivajadus võib samal perioodil enam kui 4-kordistada. See tähendab, et tulevase tehnoloogilise võidujooksu üks peamispiiranguid ei pruugi olla mikrokiipide arv, see võib olla elekter. Üks huvitav asi, mis on veel, mida meie kallid Euroopa Komisjoni ametnikud oleks pidanud nagu mõtlema läbi. Väga hea. Et on see, et kõik tahavad elektrifitseerida korraga. Euroopa ja Ameerika tahavad samal ajal elektrifitseerida transpordi, kütet, tööstus, andmekeskusi ja osa keemiatööstusest. Samal ajal kasvab elektrivajadus tehisintellektis, kaitsetööstuses, pooljuhtide tootmises, elektriautodes, soojuspumpades, vesiniku tootmises ja uutes tööstusprotsessides. Kõik need eesmärgid võivad olla eraldi mõistlikud, aga kokku tähendavad nad tohutut uut nõudlust elektrivõrguühenduste, trafode, salvestuse ja juhtiva tootmisvõimsuse järel. Kui tootmine ja elektrivõrk ei kasva sama kiiresti, tekib puudujääk. Puudujääk saab jagada 2 viisil. Kas administratiivselt või hinnaga. Turumajandus eelistab tavaliselt hinda. See tähendab, et elekter läheb kasutajale, kes suudab rohkem maksta. Kui andmekeskus sõlmib pikaajalise lepingu ja maksab võrguühenduse eest palju, võib ta saada selle vajaliku võimsuse. Kohalik tööstus või tarbija maksab kõrgemat hinda või ootab ühendust. Tehnoloogiline areng ei kõrvalda ressursside konkurentsi. Ta loob selle uuel kujul. Aga küsimus, et kas Euroopa on siis täiesti ilma energiat? Siin tuleb lisada oluline tähelepanek, et vahetevahel Euroopat kirjeldatakse nii, nagu oleks kogu kontinent sulgenud kõik enda elektrijaamad ja otsustanud edaspidi lootuse ja hea usu jõul toime tulla. See ei ole tõsi. 2025. aastal tuli umbes 47% Euroopa Liidus toodetud elektrist taastuvatest allikatest. Tuumaenergia andis ligikaudu 23%. Fossiilkütuste osakaal samal ajal on vähenenud. Euroopa on ehitanud LNG terminale, uusi gaasiühenduse, tuule- ja päikseparke, energiasalvestust ning tugevamaid piiriüleseid ühendusi. Pärast 2022. aasta kriisi vähenes sõltuvus Vene torugaasist märkimisväärselt. Euroopa Keskpank märkis 20 aastal, et Euroopa gaasi- ja elektriturg oli uue kriisi alguses vastupidavam kui 2022. aastal. Väga hea. Muuhulgas tänu suuremale taastuvenergia kasutusele ja tarnijate mitmekesistamisele. Seega ei ole Euroopa olukord lootusetu. Aga vastupidavam süsteem ei ole sama, mis odavam süsteem. Vene torugaasi asendamine LNG-ga vähendas poliitilist sõltuvust ühest tarnijast. See suurendas sõltuvust maailmaturust, tankeritest, terminalidest ja konkureerivatest Aasia ostjatest. Risk ei kadunud, ta muutis kuju. Ja nüüd Hormuzi väina sulgemisega me näeme, mis kujul see risk ennast väljendas. Aga Euroopa sõltub endiselt impordist. 2024. aastal kaeti ligikaudu 57% Euroopa Liidu energiavajadusest netoimpordiga. See tähendab, et Euroopa toodab küll palju elektrit taastuvatest ja tuumaallikatest, kuid transpordi, küte ja tööstuse jaoks kasutatakse endiselt tohututes kogustes imporditud naftat ja gaasi. Oluline on eristada elektrit ja kogu energiat.
elektri tootmises võib taastuv ja tuumaenergia osakaal olla väga suur. Aga elekter moodustab 2024. aastal ainult umbes 23% Euroopa lõppenergia tarbimisest. Ülejäänu oli suures osas otseselt kasutatud kütus. Transport, tööstuslik kuumus, hoonete küte, merendus, lennundus ja keemiline tooraine. Seetõttu ei lahenda kõrge taastuva elektri osakaal automaatselt nafta ja gaasi sõltuvust. Elektrifitseerimine võib seda sõltuvust aja jooksul vähendada, aga elektrifitseerimiseks tuleb ehitada tohutult uut tootmist ja võrku. Ülemineku ajal peab vana süsteem jätkuvalt töötama, samal ajal kui uut ehitab. See on kallis periood. Mõnda aega tuleb maksta nii vana kui ka uue süsteemi eest. Aga jah, põhimõtteliselt et taastuva energia aitab, kuid ei kõrvalda juhitava võimsuse vajadust. Te võite ükskõik mida rääkida, loota ja arvata, kuid seda ei juhtu. Tuule- ja päikeseenergia on muutunud odavamaks ning nende osakaal Euroopa elektritootmises kasvab. See vähendab fossiilkütuste tarbimist ja impordisõltuvust. Aga tuul ja päike ei ole juhitav samal viisil nagu gaas, põlevkivi või tuumajaam. Kui tuult on palju ja tarbimine madal, võib elekter olla väga odav või isegi negatiivse hinnaga. Tuletan meelde, kuna tuul on business, siis äritegevus, nad tahavad raha saada, siis on väga palju juhtumeid, kui tootmist on palju, kuigi tarbimist nii palju ei ole. Elektri hind langeb teatud tasemele, mitte see, et ta oleks nagu tasuta, aga lihtsalt ta on odav, siis tootjad panevad oma tuulikud lihtsalt kinni. Mingi osa nad salvestavad ja rohkem kui nad salvestada ei saa, siis nad lihtsalt panevad selle kinni. Ja see on üks põhjus, miks ma näen, et energia tootmine Euroopa sees peab olema riigi oma. Tuule- ja päikeseenergia on muutunud odavamaks ning nende osakaal Euroopa elektritootmises kasvab. See vähendab fossiilkütuse tarbimist ja impordisõltuvust. Aga tuul ja päike ei ole juhtivad samal viisil nagu gaasi, põlevkivi või tuumajaam. Kui tuult on palju, on tarbimine madal. Võib elekter olla väga odav või isegi negatiivse hinnaga, ja nagu ma ütlesin, ettevõtted panevad, salvestavad üleliigsu ja siis panevad tuuliku kinni. Ootavad aeg, kuni saab parema hinna eest müüa. Kui on külm, pime ja tulevaikne, vajab süsteem teisi allikaid. Ja seda puudujääki saab katta salvestusega, hüdroenergiaga, biomassi või biogaasiga, gaasijaamadega, tuumaenergiaga, nõudluse juhtimisega või impordiga. Tavaliselt kasutatakse kõiki nende kombinatsiooni. Probleem tekib siis, kui ühiskond loeb aastase taastuv elektrikoguse kohta infot ning eeldab, et sama kogus on saadaval igal tunnil. Aastane energia hulk ja kindlal hetkel kättesaadav võimsus ei ole sama asi. Võib toota aasta jooksul piisavalt elektrit, kuid olla näiteks veebruari külmal ja tuulevaiksel õhtul ikkagi puudujäägis, kus sul ei ole elektrit. Paberil, kus on elektri kallis või kus lihtsalt ei olegi. Paberil on tasakaal, praktikas on kell 7 õhtul, veebruaril pimeda ööl. Kuskil tuleb nüüd leida sulle elektri. Aga jah, lähme edasi. Euroopa ei ole tuumaenergia küsimuses üks tervik. Samuti ei ole täpne öelda, et kogu Euroopa loobub tuumaenergiast. Saksamaa sulges enda viimase reaktori. Samas toodab Prantsusmaa suurem osa elektrist tuumaenergiast. 2024. aastal tuli Prantsusmaal umbes 67% elektrist tuumajaamadest. Slovakkias oli osakaal üle 60% ning Ungaris üle 40%. Mitmed riigid pikendavad olemasolevate reaktorite eluiga, kavandavad uusi jaamu ja uurivad väikereaktorite kasutamist.
teised riigid ei soovi tuumaenergiat poliitilistel, majanduslikel või julgeolekukaalutlustel. Tuumaenergia ei ole nii-öelda lihtne imevahend, ütleme niimoodi. Sest uue jaama ehitamine on kallis ja aeglane. Jah, elekter on odav ja seda on palju, aga projektid võtavad aega. Eriti veel, kui kõik hakkavad samal ajal. Ning vaja on kvalifitseeritud tööjõudu, tugevat regulaatorit, jäätmekäitlust ja pikaajalist poliitilist stabiilsust. Kusjuures jäätmekäitlus on kõige tegelikult väiksem probleem. Suurem probleem on pikaajaline poliitiline stabiilsus. Tööjõud ka ei ole sisuliselt probleem, sest 10 aasta jooksul võib välja koolitada. Selle aja jooksul, kui reaktor lõpuks ehitatakse, võib need kõik välja koolitada. Sõja korral on püsiv energiarajatis ka strateegiline objekt. Aga olemasoleva töötava jaama sulgemine enne samaväärse juhitava võimsuse loomist võib suurendada näiteks gaasi, kivisöö ja või impordi vajadust. Ma ei kasutaks siin sõna võib, aga lihtsalt suurendab. Nagu loogiline. Seetõttu peaks arutelu olema vähem nii-öelda religioosne. Küsimus ei ole selles, kas tuumaenergia on moraalselt hea või halb. Küsimus on selles, milline tehnoloogiate kombinatsioon annab piisavalt odavat, stabiilset ja sõjaliselt vastupidavat energia. Elektrivõrk ei hääleta partei poolt, ta vajab pidevat tasakaalu. Kusjuures see ei pea olema sõda, see võib olla lihtsalt COVID on hea näide. Teine näide võib olla näiteks toimub mingisugune looduslik katastroof mingis piirkonnas, mis lõikab meil näiteks need kaablite koridorid lõhki. Lähevad katki näiteks füüsiliselt või näiteks riigis, kus me impordime, toimub õnnetus ja siis nad ei ekspordi enam elektrit, vaid kasutavad ise seda. Või siis tehisintellekt. Euroopas hakatakse jõudsalt arendama seda ja nüüd tavatarbija peab konkureerima suurte firmadega. Täpselt sama, mis Ameerikas toimub. Aga Euroopas oleme me veel haavatavamad. Aga Euroopa roheline üleminek võib olla nii tugevusena, võib olla nii tugevus kui kõrnekus. Et kui Euroopa suudab ehitada piisavalt ja kiiresti, tähtis kui kiiresti, taastuvenergiat, tuumaenergiat, võrke, salvestust, juhtivat reservvõimsust, elektrifitseeritud transporti ja kodumaist tööstust, võib roheline üleminek vähendada sõltuvust importitud fossiilkütusest. See oleks ka reaalne julgeolekuvõit. Aga kui Euroopa sulgeb vana tootmise kiiremini, kui uus süsteem suudab seda usaldusväärselt asendada, võib tulemus olla vastupidine. Mitte et võib, aga ta on vastupidine. Rohkem importi, kõrgemad hinnad, suurem sõltuvus LNG-st, tööstuse lahkumine ja suurem poliitiline vastureaktsioon. Probleem ei ole kliima eesmärgis endas. Probleem on ajastuses, füüsilises võimekuses ja selles, kas poliitika hindab päris tootmist sama tõsiselt kui eesmärgi väljakuulutamist. Paberil võib heitkogus väheneda ka nii, et tehas kolib Hiinasse ja Euroopa impordib samad toodet tagasi. Atmosfäär ei pruugi sellest suurt võita ja Euroopa tööstus kindlasti ei võida. Aga jah, räägime natukene bürokraatiast. Euroopa tüüpiline vastus keerulisele probleemile on uus strateegia, fond, määrus ja aruandlusraamist. Mõnikord on neid tõesti vaja, aga ükski aruandlusvorm ei tooda elektrit. Kui ettevõtte probleem on see, et gaas maksab 4 korda rohkem kui konkurendil, ei lahenda seda kohustus kirjelda enda konkurentsivõime väljakutseid 60-lehelisel estlikus aruandes. Võib juhtuda, et Euroopa vastab kõrgele elektrihinnale uute subsiidiumitega. Seejärel tuleb subsiidiumid jagamiseks luua uusi reegleid. Reeglite täitmiseks on konsultatsioone vaja.
konsultatsioonide kontrollimiseks on ametnikke vaja. Ja ametnike rahastamiseks on rohkem makse. Ja lõpuks on energia endiselt kallis, kuid nüüd on selle ümber rohkem töökohti inimestele, kes ise energiat ei tooda. See ei ole vandenõu, see on lihtsalt bürokraatia, mis leidis kriisist endale stabiilse koha toiduahelas. Eesti näiteline paradoks. Näiline paradoks. Eesti olukord on eriti huvitav. Eurostarti järgi oli Eesti üldine energia impordi sõltuvus 2024. aastal vaid umbes 5%. Nii-öelda Euroopa Liidu madalaim. See tuleneb suuresti kodumaisest põlevkivist, biomassist ja teistest kohalikest energiaallikatest. Selle numbri järgi võiks arvata, et Eesti on peaaegu täielikult energiasõltumatu. Aga sama number ei tähenda, et Eesti toodab igal tunnil kogu vajaliku elektri või kogu transpordikütuse ise. Üldine energiabilanss ja elektrisüsteemi hetkeseis on erinevad asjad. Eesti võib toota palju kohalikku nii-öelda primaarenergiat ning samal ajal importida olulisel hulgal elektrit. Eesti võib eksportida põlevkiviõli, aga importida bensiini ja diislit. Eesti võib olla aasta kokkuvõttes tugeva energia omavarustusega, aga külmal tulevatel tunnil sõltuda Soomest või Lätist tulevast elektrist. Statistikale vale, ta vastab lihtsalt teisele küsimusele. Nii, siin on väga tähtis tähelepanek. See on 24. aasta statistika. Me oleme juba paar aastat möödas sellest. Sest nüüd andmed on uued. Nüüd andmed on palju teistsugusemad. Miks ma tahtsin vanad asja näidata? Lihtsalt sellepärast, et te saaksite aru, et väga tähtis on vaadata statistikat, mitte ainult mineviku. Mineviku statistika on hea asi, et võrrelda seda kas veel varasema minevikuga või siis hetke olukorraga. Nüüd oleme me olukorras, kus ja pool elektrit me peame importima. Aga jah. Nojah, Eesti elektri tootmine on nagu kiiresti muutunud. Kui 24. aastal tootsid Eesti elektrijaamad taastuvatest allikatest umbes 3,4 teravatt-tundi elektrit. Aga ühesõnaga 24. aastal tootsid Eesti elektrijaamad taastuvatest allikatest umbes 3,4 teravatt-tundi elektrit. See moodustas ligikaudu 63% kogu Eesti elektritoodangust. Hurraa! Väga hea! Esimest korda ületas nii tuule kui ka päikeseenergia aastane tootmine 1 teravatt-tunni piiri. See on suur muutus. Eesti elektrisüsteem ei põhine enam sama määral põlevkivil nagu 10 või 20 aastat tagasi. Taastuvenergia kasv vähendab kütusekulu, heitmeid ja teatud impordiriske. Aga Eesti elektritarbimine oli 24. aastal koos võrgukadudega umbes 8,26 teravatt-tundi. Eesti elektrisüsteemi paigaldatud netotootmisvõimsus oli 25. aasta alguses umbes 3473 megavatt. Elering rõhutab siiski, et tegelikult iga hetkel kasutatav võimsus on väiksem, sest osa seadmeid võib olla remondis ning tuule- ja päikeseenergia energia sõltub ilmast. See on sama eristus, mida oleme kogu video jooksul nagu näinud. Paigaldatud võimsus, aastane toodang ja kriitilisel tunnil kasutatav võimsus. Need ei ole üks ja sama number. Aga jah, import ei ole nõrkus, kuni kogu piirkond töötab. Elektri importimine iseenesest ei ole halb. Piiriülene elektriturg võimaldab kasutada odavamat tootmist, tasakaalustada tuult ja päikest ning vähendada vajadust hoida igas väikeses riigis kõiki võimalikke jaamu. Eestil on Soomega 2 elektriühendust, seal 350 megavatine Estlink 1 ja 650 megavatine Estlink 2.
kokku umbes 1000 megavatti ühendusvõimsust. Ma väga loodan, et andmed on õiged, kõike seda kontrollida kogu aeg on. Sest ma ise mingeid apsakaid vahepeal ei tee. Jah, kõik on alles. Kõik on tore. Palju andmeid, siis on nagu raske. Raske. Nii, ühesõnaga jah, kokku umbes 1000 megavatti, võib-olla ehitatakse Estlink 3, keegi ei tea. Aga jah, lisaks on Eestil ühendused Lätiga ja Lätist edasi Leedu ja Mandri-Euroopa suunas. 25. aasta veebruaris ühendasid Eesti, Läti, Leedu enda elektrisüsteemid ühendasid lahti ennast Venemaa juhitud sagedusalalt. Seda uudist nägime, kõik mäletame. Ja sünkroniseerisid end Mandri-Euroopa süsteemiga. See oli suur energiajulgeoleku saavutus, sest Venemaa ei kontrolli enam Baltikumi sagedust. Aga tugevam ühendatus ei kaota nagu kõiki riske. Ta muudab neid. Normaalsel ajal on regionaalne turg Eesti tugevus. Kriisi ajal tekib küsimus, mis juhtub siis, kui kõik vajavad elektrit samal ajal. Naaber saab hüüa ainult seda, mis tal üle jääb. Kui Eestis on külm ja tulevaikne, võib sama ilm ja olukord olla Soomes, Lätis ja Rootsis. Kui Põhjamaades on hüdroreservid madalal, tuult vähe või mõni suur jaam remondis, ei pruugi odavat ülejääki olla. Kui Soome enda tarbimine on väga kõrge, ei ole impordivõimsusest kasu, kui teisel pool kaablid pole piisavalt müüdavat elektrit. Kaabel ei ole elektrijaam, ta transpordib elektrit, ta ei tooda seda. Samuti võib kaabel rikki minna või sattuda sabotaaži sihtmärgi. Estlink 2 katkestused on juba näidanud, kui palju võib ühe ühenduse puudumine piirkondlikku hinda ja varustuskindlust mõjutada. Seetõttu ei ole õige valida kahe äärmuse vahel. Kas täielik energiasõltumatus või täielik usaldus turu vastu. Eesti vajab mõlemat, tugevaid ühendusi ja piisavat kodumaist juhitavat võimekust. Varustuskindlus on väga huvitav termin. Ta räägib taristust. Ta ei räägi sellest, kui palju teil on varusi. Ta ei räägi sellest, et kui näiteks välisühendused ära kaovad, et siis palju teil seda kindlust varusi palju on. Ta räägib väga spetsiifilisest asjast. Milline on teie riigi infrastruktuur? See ongi see, et tuleb mitte ainult nime vaadata. Tuleb kahjuks veneda, mida see asi endas kujutab. Kujutab ta sellist valemit, mille enamus osad on igasugused tehnilised sisendväljad, punktide võimsused, läbilaskevõimsused. Jah, üks on seal tootmisvõimsus, aga miks seda ei ole? Ja viimane element on see, et palju meil on see nõudlus. Ja nüüd on küsimus. Kas on õiglane panna tootmise ja torude läbilaskevõimekuse, kus on nõudluse, ühte valemisse? Või see loob natukene kahtlase numbri meile? Aga põlevkivi on keskkonnamõju ja süsiniku heite tõttu kallis ning poliitiliselt ebapopulaarne energiaallikas. Selle osakaalu vähendamine on arusaadav. Aga põlevkivil on omadus, mida tuulel ja päiksel ei ole. Seda saab ladustada ning kasutada siis, kui on vaja. See teeb põlevkivijaamadest kriisi ajal strateegilise reservi. Probleem on selles, et vana jaam ei püsi töökorras ainult sellepärast, et riik soovib seda kunagi hädaolukorras kasutada. Vaja on pidevat hooldust,
töötajaid, varuosi, kütusevaru, regulaarset käitamist ja majandusmudelit, mis maksab valmisoleku eest. Kui jaam töötab turul harva, ei pruugi ta enda püsikulusi katta. Kui teda subsideeritakse, maksab maksumaksja selle raha. Jällegi, pole olemas tasuta lahendust. Küsimus on selles, kui palju oleme valmis maksma kindluse tunde või siis kindlustuse eest. Sest reservvõimsus on sisuliselt kindlustus. Tavalisel ajal tundub see üleliigne, kriisi ajal võib selle väärtus olla tohutu. Ainult põlevkivile tagasiminek ei oleks samuti lahend. Samas ei tähenda energiajulgeolek, et Eesti peaks taastama kogu oma vana põlevkivimudeli. Põlevkivielekter on kõrge süsiniku hinna korral kallis, vanad jaamad vajavad remonti, kaevandamine ja tootmine vajavad suurt tööjõudu. Süsteemil on keskkonnakulud. Liigne sõltuvust ühest tehnoloogiast loob uue haavatuse. Ja sellepärast Eesti vajab mitmekesist süsteemi. Tuul ja päike annavad odavat energiat siis, kui ressurssi on, salvestus aitab lühiajalisi kõikumisi tasandada, biomass ja biogaas võivad anda juhitavat kohalikku energiat. Sõnarõhk kohalik. Soojuse ja elektri koostootmine võib parandada kütuse kasutamise efektiivsust. Ühendused võimaldavad piirkondlikku kaubandust. Juhitavad reservjaamad katavad kriitilisi tunde. Pikemas perspektiivis võib arutada tuumaenergia, kui majandus, regulaator ja ühiskond on selleks valmis. Mõte ei ole valida üks püha tehnoloogia, mõte on ehitada süsteem, mis ei kuku kokku ühe rikke, ühe tuulevaikse nädala või ühe poliitilise kriisi tõttu. Eesti tarbimine hakkab samuti kasvama. Sest elektrivajadus ei jää Eestis tänasele tasemele. Kuna soovitakse transporti elektrifitseeruda, soojuspumpade arv kasvab, tööstus võib kasutada rohkem elektrit, andmekeskused me ju soovime neid ehitada ja uued tehnoloogiad vajavad võimsust. Eleringi varasemad adekvaatsusanalüüsid on hinnanud, et Eesti aastane elektritarbimine võib järgmise 10 jooksul suurendada ligi 2 teravatt-tunni võrra ning tiputarbimine ligikaudu 450 megavati võrra. See tähendab, et tänase süsteemi piisavus ei tõesta homse süsteemi piisavust. Kui elekter peab asendama transpordikütust ja kütet, muutub elektrivarustus veel kriitilisemaks. Varem tähendas elektrikatkestus pimedat tuba ja teiskunud tehast. Elektrifitseeritud ühiskonnas võib see tähendada ka kütte puudumist, transpordihäired, sideprobleeme, maksesüsteemi tõrkeid ja veel suuremat majanduslikku kahju. Mida rohkem ühiskond elektri üle läheb, seda vähem võib elektrisüsteemi käsitleda lihtsalt turukaubana. Ja näiteks, kuna Euroopas liiguvad need poliitilised suunad selle poole, et kaotada ära sularaha, siis hakkab kogu arveldus toimuma kas, digitaalse euro või läbi panga. See toimub kõik läbi arvutite interneti ehk siis elektri. Ja kui toimub elektrikatkestused meil, siis tekib küsimus, aga kuidas sa hakkad millegi eest maksma? Sularaha enam ei ole ja internet on maas koos pankadega. Mitte, et tuleb mingisugune kohutav kriis, kus kuid ei ole elektrit, aga lihtsalt. Näiteks on iganädalased katkestused, paar tundi erinevatel kellaaegadel. Sa ei tea kunagi ette. Ja näiteks sul on mingi tehing pooleli, opa, sorry, ei saa. Oota paar tundi. Kui turule on vaja tuua kallis gaasi või põlevkivi ja võib see määrata hinna palju odavamale tuule- või tuumaenergiale. See on marginaali hinnaloogika. Süsteem aitab tagada, et kõige odavam tootmine kasutatakse esimesena. Aga kriisi ajal võib tarbija avastada, et kogu elektri hind sõltub viimasest ja kõige kallimast vajalikust megavatt-tunnist. See on üks tähtis tähelepanek ka, et seoses selle elektrituru mitte loogikaga, vaid selle moodi, kuidas ta on üles ehitatud. Elektri hind kujuneb
viimase selle nii-öelda vajaliku megavatt-tunni hinnast. Ehk siis isegi kui keegi kuskil midagi odavat toodab, kui on väike puudus, siis opa, hinnad kasvavad hoolimata sellest, et tootja tootis seda 5 korda odavamalt. 26. aasta juunis oli Eesti inflatsioon langenud 2,3%-ni, kuid Eesti Pank märkis, et peamiseks hinnatõusu veduriks olid endiselt energia ja kütused ning ilmast sõltuv elektri hind oli aasta varasemast kõrgem. Kohe siin oli see on seesama siin. See näitab, et isegi suhteliselt madala üldinflatsiooni ajal võib energia jätkuvalt majapidamiste ja ettevõtete kulusid tugevalt mõjutada. Aga ka Eesti põllumajandus ei ole maailmaturust eraldi. Eesti toodab märkimisväärses koguses põllumajandustooteid. Aga Eesti põllumees ostab väetist, veislit, tehnikat, varuosasi, taimekaitsevahendid ja sageli ka loomasööda komponente rahvusvaheliselt turult. Eesti võib eksportida teravilja, aga see ei tähenda, et tootmiskulu oleks kodumaine ja maailmaturust sõltumatu. Kui Hormuzi väina sulgemine tõstab väetise hinda, maksab Eesti põllumees selle eest. Kui Musta mere eksport on häiritud, võib maailma viljahind tõusta, mis võib Eesti ekspordile anda kõrgema tulu. Samas maksavad loomakasvatajad kallima sööda eest ning tarbija kallima toidu eest. Sama šokk võib anda ühele sektorile kasu, teisele kahju. Seetõttu ei ole toidujulgeolek sama asi, mis see, et kas riigis kasvatatakse piisavalt tonne vilja. Küsimus on ka selles, kas põllumees saab väetist, kas masinal on kütust, kas kuivati töötab, tööstusele on elekter ning toode jõuab tarbijani. Strateegilised varud ei ole ainult nafta. Energiajulgeolekust rääkides keskendutakse strateegilistele naftavarudele. Need on olulised, aga pika kriisi ajal võivad kriitiliseks muutuda ka diisel, lennukitus, väetis, loomasööt, taimekaitsevahendid, generaatorikütus, trahvud, kaablid, tööstusgaasid, ravimite sisendid ja põllumajandusmasinate varused. Kõike ei ole võimalik lõputult ladustada. Mõni toode aegub, mõni vajab spetsiaalset mahutit, mõni on väga kallis. Aga riik peab vähemalt teadma, millised ahelad on kriitilised ja kui kiiresti need katta. See nii-öelda just-in-time süsteemis võib ettevõttel olla varu mõneks päevaks. Sõda või energiakriis võib kesta kuid. Vahe tuleb kusagil katta. Aga reservid on kallid, aga sõltuvus kellegist või millegist on ka kallis. Strateegilise reservi vastu esitatakse alati sama arvu. See maksab raha. Mahuti ehitamine maksab, kauba ostmine maksab, ladu maksab, varu vananeb, kapital seisab. Kõik on õige, aga sõltuvusel on samuti oma hind. Seda lihtsalt ei maksta tavalisel aastal, seda makstakse kriisi aastal korraga. Poliitiline probleem on selles, et reservi maksumus on nähtav. Vältimata jäänud kriisi hind ei ole. Kui midagi ei juhtu, tundub reserv raiskamisena. Kui kriis tuleb, küsivad kõik, miks reservi ei olnud. Nii käitub ühiskond nagu inimene, kes lõpetab kodukindlustuse maksmise, sest maja pole viimase 10 aasta jooksul põlenud. 9. aastal tundus otsus geniaalne. 10. aastal, siis kui maja põles maha, veidi vähem. Aga jõuame lõppu. Kes siis lõpuks võivad? Energiakriis ei loo ühte selget võitu. Ameerika võib muutuda suhteliselt tugevamaks. Tal on rohkem kodumaist energiat ja atraktiivsem tööstuskeskkond. Energiaettevõtted võivad samuti saada suuremat kasumit. Ameerika tööstus võib saada uusi investeeringuid, aga Ameerika tarbija maksab kõrgemat hinda. Venemaa võib saada kõrgemat nafta hinnast rohkem tulu. Samas rünnatakse tema rafineerimistehaseid ja laevandust ning tootmiskulud kasvavad. Hiina kannatab suure energiaimportina. Sama
Samas võib energiakriis suurendada nõudlust Hiina päikesepaneelide, akude ja elektriautode järele. Euroopa võib vähendada fossiilkütuse sõltuvust ja ehitada tugevama elektrisüsteemi. Aga kui üleminek on liiga aeglane, kallis või halvasti koordineeritud, võib tööstus enne lihtsalt Euroopast lahkuda. Eesti võib saada rohkem kodumaist taastuv energiat ja tugevamaid ühendusi, aga kui juhitavat võimsust, salvestust ja reserve ei ole piisavalt, suureneb sõltuvus piirkondlikust ilmast ja naabrite ülejäägist. Igal strateegial on kasusaajad. Igal strateegial on selle strateegia eest maksjad. Kõige olulisem on neid mitte segi ajada. Aga jah, räägime siis sellest ametlikust lubadusest ja kuidas see praktikas välja näeb. Euroopa ametlik lubadus on odav, puhas ja sõltumatu energia. See on väga hea eesmärk, aga eesmärk ei ole veel tulemus. Praktiline küsimus on, kas Euroopa suudab samaaegselt vähendada fossiilse kütuse importi, säilitada tööstuse, suurendada elektritarbimist, ehitada tehisintellekti infrastruktuuri, tugevdada kaitsetööstust, hoida kodumajapidamise hinnad taluvatena ja tagada külmal tulevaikse päeval varustuskindluse. Või siis piisavalt elektrit, et saaks suvel sooja laine ja lükata kondekat sisse. Kui suudab, võib energia üleminekust saada Euroopa uus strateegiline tugevus. Kui ei suuda, võib kaunilt sõnastatud üleminek muutuda protsessiks, kus Euroopa sulgeb enda tehase, impordib sama toote väljaspoolt ning nimetab statistilist heitekoguste vähendamist eduks. Pressiteates näeb see välja väga roheline, aga päriselus me näeme uudistest kõike. Aga mis see selle suurem õppetund siis on? Selle seeria alguses küsisime, et kas Ameerika üritab ehitada enda ümber uut energiaimpeeriumi. Seejärel nägime, et ressursside omamisest ei piisa, kui mereteed, kindlustus ja tarneahelad ei tööta. Nüüd näeme, miks selle kõigel on tähtsus tavalise inimese jaoks. Energiakriis ei jäta naftatootja ja tankeri vahele. Ta liigub väestiste tehasesse, põllule, viljakuivatitesse, külmalattu, veoautosse, tehasesse, elektrivõrku, keskpanga otsustesse, kodulaenu intressi ja toidupoe hinnasiltidesse. Kõik need sammud võtavad aega. Sellepärast võib kriisi poliitiline põhjus olla juba unustatud, kui selle majanduslik mõju päriselt kohale jõuab. Tanker võib uuesti sõita, aga põllumees kasutas kevadel vähem väetist või kallimat väetist. Gaasi hind võib langeda, aga tehas otsustas juba uue investeeringu teha Ameerikasse. Ja vanu gaasiseadmeid mitte remonti. Inflatsioon võib aeglustada, aga kõrgem hinnatase jääb. Nagu ma ütlesin, inflatsioon on erinevus kas eelmise kuu omast, eelmise kvartali omast või eelmise aastast. Intress võib ka lõpuks langeda, aga vahepeal pankrotti läinud ettevõte ei tule automaatselt tagasi. Energiašokk ei ole lihtsalt ajutine hinnatõus. Ta võib muuta seda, kus maailmas toodetakse, kuhu investeeritakse ja millised riigid saavad enda ühiskonnale lubada majanduslikku stabiilsust. Aga tulevane energiakriis ei jaga maailma ainult riikideks, kellel on naftat ja riikideks, kellel seda ei ole, vaid jagab maailma riikideks, kellel on kontroll terve süsteemi üle ja riikideks, kes sõltuvad teiste süsteemidest. Kontroll tähendab kodumaist või kindlat ligipääsetavat energiat, toimivat tööstust, juhitavat elektritootmist, turvalisi mereteid, piisavalt ressursse, kapitali, tehnoloogiat ja sõjalist jõudu tarneahela kaitsmiseks. Ameerika üritab seda kontrolli enda ümber koondada, Hiina üritab teha sama tootmise, kivisöe, tuumaenergia, taastuv tehnoloogia ja kriitilise mineraalide kaudu. Venemaa kasutab enda energiaressursse poliitilise ja sõjalise mõju vahendina. Euroopa üritab sõltuvusest välja ehitada uut elektrifitseeritud majandusmudelit,
ja Eesti peab selles süsteemis otsustama, kui palju usaldama turgu, kui palju naabreid ning kui palju enda tootmist ja reserve. Vale valik ei tähenda tingimata, et elekter homme kaob. Tõenäolisem tulemus on aeglasem, kallim energia, nõrgem tööstus, väiksem investeering, kallim toit, kõrgem intress, vähem ostujõudu. Järjest suurem sõltuvus riikidest, kellel on energiat, tootmist ja poliitilist jõudu rohkem. Energia ei ole lihtsalt üks kaup. Teiste seas ta on võimalus toota kõiki teisi kaupu. Sellepärast on odav, usaldusväärne ja poliitiliselt kontrollitav energia olnud iga eduka tööstusriigi alus. Ja sellepärast on ohtlik ehitada ühiskonda eeldusel, et energia tuleb alati pistikust, toit alati poest ja import alati sadamisse. Need ei ole loodusseadused. Need on keerulise, majandusliku, tehnilise ja sõjalise süsteemi tulemused. Süsteem võib töötada aastakümneid nii Eestis, et keegi seda enam ei märka. Kuna kuni ühel päeval tanker lihtsalt ei tule, väetis jääb saabumata, tehas vähendab tootmist ja poliitik teatab, et olukord on kontrolli all, sest töörühm alustab uue strateegia koostamist. Paberil on kõik muidugi väga ilus, aga energia, põllumajandus ja tööstus ei tööta paberil. Nad töötavad päris maailmas ja päris maailm lõpuks esitab kõige selle eest arve. Ja nagu ma ütlesin, meil on igasugused ühendused naabritega. Meil on väga vähe nii-öelda tootmist, gaasitootmist jällegi. Aga näiteks nüüd, kuna meil on muutunud sõjapidamisloogika ja arenenud on droonisüsteemid, siis on väga lihtne mõnel pahalasel lihtsalt Balti meri üle ujutada mere droonidega või siis mingisuguste uute miinidega, mis on nagu drooni külge pandud miinidega. Ja näiteks teha nii-öelda rünnakuid taristu vastu. Kõigest on vaja ära lõhkuda paar kaablit meres ja ühendused, kus seal on Leedu Poola vahel, kus see Suwalski koridor on. Kõigest on vaja. Jah, väga hea. Kõigest on vaja see koridor ära lõhkuda. Ja kui siin meres on mingisugused kahtlased miinid, droonid, ei tea kelle omad ja Suwalski koridoris olevate taristute pihta lendab kogu aeg mingisugusest kahtlasest piirkonnast droone taristu vastu täiesti kogemata, siis tekib küsimus, mis saab nendest 3 riigist, kui elektri ja gaasi on katk. Ja keegi ei tule neid parandama, sest seal on miinid. Aga jätke meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.